kutsuks juba ette siis Aavo Rosenvaldi ja juttu tuleb siis kogukonnaaedadest ja kogukonnaaiad linnainimese võimalus tegeleda aiandusega. Et väga paljud aiapidajad ongi linnainimesed nagu mina, kellel on väiksed aiad, mõnel ei ole üldse aeda, aga siis see kogukonnaaiandus on tõesti üks võimalus ja ma peaks ütlema, et Läänemaailmas, kus ma olen päris palju aiareisidel käinud, et Lääne-Euroopas on väga-väga palju kogukonnaaedu, nii et palun, Aavo Rosenvald. Sõna vikker on teie. Nii, räägin nüüd natuke teises võtmes, kui seni oleme kuulnud, ma ei esine teadlasena, vaid ühe kogukonnaaia juhatuse liikmena. Ja enne kui ma hakkan täpsemalt rääkima ja slaide näitama, vaatame ära ühe väikese video, mis on tehtud meie aiast õhust. Et tutvumiseks kõigepealt see video. Nii näeb välja siis meie aed linnulennult. Ma ei hakka andma kogukonnaaaianduse definitsiooni, vaid tooksin välja 3 asja, mis on kogukonnaaaianduse väärtus nüüd võrreldes tavalise aiandusega. Me kõik siin teame, kui hea asi see aiandus on, aga linnainimesele on tal veel uued lisaväärtused. Ja nimelt kõigepealt suhtlemisvõimalus. Oma aias õiendades me räägime palju üle aia naabriga, aga kogukonnaias, kus linlased ühiselt seda teevad ja kus on väikesed maalapid ja kus puututakse paratamatult üksteise kokku, tuleb uus võimalus suhtlemiseks ja see on väga oluline kogukonnaaedade puhul. Teine asi on linna tervis, linna elurikkuse suurendamine. See on väga-väga väärt asi, millest maailm üha rohkem aru saab ja üle maailma. Sellepärast ka linnades neid asju tehakse. Ja 3. on siis see linnainimese tervis, sest linnainimene vajab eriti rohkelt tervise parandamist võrreldes maainimesega. Need just 3 olulist eelist, mis lisaks kõigele sellele, mis aiandusega on niikuinii juba teada. Nüüd ma räägiksin siis natuke kogukonnaaaiandusest eelkõige meie Tartu maheaia linnupargi aia näitel. Siin on need 10 punkti, millest ma veidi räägin. Esimene on siis lammeaia tekke. Alguses on meil lammiaed, pärast me nimetasime ta linnupargi aiaks. See on siis umbes 8,4 hektari suurune maa-ala Tartu linnas Annelinna külje all, mis linn tõesti meile 2 järgus andis lahkelt kasutada. Selle eest oleme Tartu linnale tõesti tänulikud. Tavaliselt kogukonnaaed pole nii suured ja meie aed ei ole päris kogukonnaaed. Ta on suurel määral rendiaed. Seda mõistet isegi Eestis väga ei kasutata, sest rendiaedu on veel väga vähe. Ka Tartus on veel teisi mitu kogukonnaaeda ja Tallinnas, teate, on lausa 29 kogukonnaaeda ja 129 õppeaeda,
mis on siis koolide ja lasteaedade juures. Ja Tartus on ka veel teisi rendiaedu, üks on juba Nõukogude ajast pärit ja teine on Jaamameesaiad meie läheduses ja ka see meie praegune aed. Nii et meil on igale inimesele antud tükikene, aga peale selle on meil ka ühispeenrad, millest ka pärast räägin. Mis on nüüd tohutu eelis Tartu linnas, mida mujal Eestis vist veel pole? Linn on pannud oma maakasutuse otstarbete hulka ka püsiaiandusmaa ja kogu see meie ala ongi püsiaiandusmaa. Selle tõttu me peame olla kindlad, et sinna ei tule ehitseid, kui juhtu midagi väga erilist või pöörast. Nii et me saame seal pikemalt jätkata, kuigi leping on praegu 10 aasta kaupa. Aga me peame ka linnale maksma, et see kogukonna aia põhimõte on kahte moodi, kas omavalitsus toetab, omavalitsus annab ilma tasuta maa või omavalitsus küsib ka raha. See on igal omavalitsusel ise moodi ja meie peame ka maksma linnale, aga me suudame seda siiski maksta. Meie saame kasvatada nii köögivilja kui viljapuid ja marjapõõsaid. See on muidugi väga suur eelis, et me saame ka tõeliselt püsiva aia rajada. Siin pildi peal näete paviljoniga, mille me saime ehitada juba paar aastat tagasi, kus me saaksime vihmakorjal varju leida, kellel pole oma vihmaalust ja peale selle küüslauki ja sibuleid ja muid taimi kuivatada õhu käes päikesest varjus, selles mõttes on ta meile väga vajalik. Nii, lähmegi edasi. Nüüd, kui me seda maad kasutusele oleme võtnud nüüd 4 aasta jooksul, siis alguses lisandus nagu 50 inimest ja 50 inimest ja siis tuli viiruse ajal juba 100 inimest korraga ühel aastal. Siis tuli võtta neid inimesi vastu, need maad jagada ja ühtlasi rajada infrastruktuur, kõik, mis selleks vajalik on, et maa saaks toimida. Kõigepealt tuli meil ja Tartus vähemalt tuleb ehitada kõigepealt aed ümber, kui see ei ole just päris südalinna majade vahel, sest kitsed tulevad kohe. 4-jalgsed on kõige kiiremad, 2-jalgsetega on natuke aega, enne kui need jõuavad jaole. Aga meie tegime muide piirdeaia küll loomavõrgust ja ise metsast tehtud kuusepostidega, et olla võimalikult looduslähedused ja oleme selle üle õnnelikud, et me saime need aia väga odavalt ja oma talgute korras ja sellistest puudest, mis on teiste kuuskede all kasvanud, peab kaua vastu ilma immutamata. Teedega on meil palju tegemist, sest me asume lammi alal, meil on väga hea. Mul tegelikult niisugust luksust muidugi koguna-aedades tavaliselt pole, meil on isegi üle meetri paksuselt lammi muld, meil pole vaja kuskilt kunagi mulda juurde tuua. Ka selle tiikide mulla, mis siin näha on, me kasutasime ära just kasvuhoonetesse ja kui keegi tahtis umbrohu vaba mulda, siis ta sai selle tiigi mulla võtta. Aga näete, meie kuivendussüsteem paistab selle pildi peal hästi välja. Meil on nüüd looduse poolt antud selline kingitus, et on täiesti tasane maa, kus oli 7 kraavi juba enne olemas, need olid küll üpris täiskastanud, aga me suutsime need käsitsi ära puhastada ja kaevasime tiike juurde, meil on 15 kasmistiiki ja kõik on omavahel ühendatud, suletud süsteem, kust vett jätkub ja näete, tagapool paremal on Jummissaare järv, mis ka toidab meid, umbes hektarine järv. Nii et meil kastmisega on selles mõttes hästi hea, et meil on looduslik vesi olemas, me ei pea kulutama energiat ja kliimat rikkuma sellega, et me kuidagiviisi pumpame endale vett. Me korraldasime ka juba üsna alguses sellel maalal, et me puutuhka, hobusesõnnikut ja luhaheina tõime ühiselt kohale ja siis kas jagas ilma rahata või sõnniku puhul tuli aednikul maksta selle eest. Et selline, see on nüüd see kogukonnaaia mõte, et paljusid asju saab teha üheskoos ja mõistlikumalt, kui ükshaaval neid tuua. No sõnnik läks kohe 2, 3, 4 korda odavamaks sellega, et me tõime ta suure autoga kohale ja siis igaüks sai endale võtta. See kõnniteede pinnase tugevdamine läks meile 1000 eurosid maksma, see on veel pooleli, et me saaksime ka mudasäljal seal peal kõndida. Aga selle kõigega me siiski oleme nüüd enam-vähem hakkama saanud. Nii, nüüd on see 2 kaarti siin kõrval, kus on näha, pool aeda on käigus ja teisel pool on juba tiigid peal, et see tuli nagu ühe ropsuga teha. 2 aasta jooksul liitus 200 inimest ja pidime kõik siis ka välja arendama ja ära mõõtma. Meie maatükid on
mis me anname nüüd aednikule endale kasutada, on suurusega 25 ruutmeetrit kuni 175 ruutmeetrit. Mingi umbes 200 ruutmeetrit on maksimaalne, mis on mõeldav sellise linnaaianduse tingimustes, muidu saab inimene ikkagi liiga palju maad ja kõigile ju nii ei jätku. Aga meil on selles mõttes hästi, et need erinevad suurused annavad selle eelised, igaüks saab tõesti valida endale sobija, võetaksegi kõikide suurustega maatükke. No lõime kohe algus MTÜ ja meil on liikmemaks, ilma selleta ei tule ikkagi välja, aga ka Jaamamäe sees neil on veel suurem liikmemaks, aga Tallinnas näiteks on need kogukonnaaiad, nendest ainult ühel pelguaial on võimalus luua ka endale maatükikene. See on huvitav, et Tallinn on nii tugevalt neid puht kogukonnaaedade suunas edasi läinud. Meil on rendiaed ja kogukonnaaed nagu ühendatud, need mõlemad. Nii, ja meil nüüd on siis see kogukonna ja mõte on see, et meil on ka ühispeenrad. Me oleme just nii teinud, et kui jagame maid, aga korraga ju ei saa kõik maa otsa, meil on muist maad juba ette haritud, sinna peale teeme siis need ühispeenrad üheskoos. Neid majandame talgute korras ja kasvatame seal siis eelkõige tavalisi juurvilju, 5-6 sorti porgandit, kaalikad, peedid, kõrvitsad. Ja algusest peale on meil selle saagiga 2 võimalust, kas me jagame neid oma või teistele lasterikastele peredele või müüme, et ka jällegi raha juurde teenida, mida on ka hädasti vaja. Ja on mõned toredad näited, meil oli ülemöödunud aastal väga suur kõrvitsasaak ja siis me kutsusime Tartu lasterikkad pered pereliidu kaudu ja 600 peret said info ja tuligi 15 peret, kes kõik panid oma autot 100 kilode viisi kõrvitsaid täis ja jäi veel üle ja teinekord tulid siis teised pered, veel 10 peret ja saidki tõesti just need lasterikkad pered, kes vajasid kõrviseid, kes hindavad seda väga, aga endal polnud võimalust kasvatada, said meie käest kõrviseid, et oleme saanud niiviisi natuke väljapoole ka jagada ja me oma lasterikkaid peresid oleme ka toetanud sel viisil, et natuke jagame juurvilja. Aga nüüd põhiline on ikkagi müük, et me tahaksime, et me mitte ainult nüüd ise ei kasvata, vaid me levitame juurvilja söömist Tartlast ja teistegi eestlaste hulgast, me müüme ka väljapoole Tartut. Et lihtsalt kui on jällegi mahe juurvilja saada, siis mõni inimene, kes muidu ei tule selle peale, tuleb siis meie käest ostma ja me kangesti soovitame. Ja näiteks me kasvatame ka palju pastinaaki ja õpetame inimesi pastinaaki sööma ja mustrõigast ka natuke uuemad kultuurid või vähem levinud kultuurid, mida poest kogu aeg ei saa, aga meilt saab osta. Nii. Meie ühised üritused, mis seda kogukonna aianduse mõtet, seda koos tegemist soodustada, muidugi need talgud, siin on üks talgupilt praegu, kus me oleme porgandipeenrad tegemas juba 3 aastat tagasi. See on üks asi, mis on kogu aeg, meil on küll praegu umbes 500 liiget ja talgutele tuleb tavaliselt nii 30 inimest korraga või ka 20, mitte rohkem. Aga inimesed on erinevad, aga muidugi on huvitav näha, et on mõned, eriti pensionärid, kes on kõigil talgutel kohal. Et ega see talgutele meelitamine ega niisama lihtne pole, aga tore on, et see asi on ja selle kogukonna, et suurel määral talgutel eksisteeribki. Meil on ta nagu üks osa aiategevusest, aga näiteks need Tallinna aiad on kõik ainult kogukonna aiad, kus ongi ainult ühine kasvatus. Ja Tartus Emajõe aed on väga tore aed, kus on väga tugevalt see kogukondlik osa, aga seal igaüks saab 4 ruutmeetrise peenra, kes käib kogu aeg talgutel ja on valmis midagi tegema. See on jälle see variant, kus sa saad eelkõige teadmisi ja oskusi uut suhtlemist, aga meil on nii, et sa saad ka tõesti endale suure peenramaa ja suhtlemist teistega ja õppimisvõimalust teistega koos. Nende ürituste osas ongi meil ka olnud õppepäevad mitmesugused. Triinu Koerlin on käinud meil 2 korda, oleme õunapuude lõikamist teinud, mahepõllunduse põhimõtteid, nõgesel jaotiste kasutamist, kompostimist ja palju puud oleme koolituste kaudu, mida me teeme kas ise üksteisele või kutsume väljapoolt kellegi teinud ja sellega nagu aina ka jätkame. Peaaegu igal aastal on meil olnud ka lõikuspeod, mis on olnud ka see väga tore, see suhtlemise võimalus, ainult viiruse ajal nad jäid ära, aga nüüd tahame nendega ka jälle jätkata. Muidugi on täiesti omaette probleem sellisest suurest seltskonnast ühe suhtlemisvalmis seltskonnaga kujundamine ja see nüüd ongi asi, millega me püüame neid 11 tundma õppida ja õpetada üheskoos kõiki asja hästi tegema, see ei pruugi alati olla lihtne, sest me oleme täielik läbilõige ühiskonnast, kõik vanused, kõik rahvused,
kõik on olemas, kõige vähem muidugi kahjuks on teismelisi. Väikseid lapsi on, aga teismelisi on vähe. See on üks koht, kus oleks väga vaja leiutada nippe, et meelitada ka teismelised kogukonnaaedadesse. Oluline asi niisuguse aia puhul on eeskirjad. Kui on juba niisugune suur aed, siis eriti väiksemas aia saab veel natuke lihtsamalt hakkama. Et see tuleb, seda on ka raske päris ette välja mõelda, missugused need eeskirjad on. No, aia pidamise eeskirjad, mis sa võid seal kasvatada ja kuidas ja mida kasutada. Meil on muidugi kõik mahe ja neid rikkumisega meil on paar tükki oleme tuvastanud õnneks. See on tore küll, et inimesed saavad asjast aru. Aga kui on ehitised lubatud, meil lubati poole pealt, nagu linn alguses lubanud, pärast lubas aiakuure, vaat nendega on juba keeruline, et peab tagama seda, et inimene enne läheb uurima kodulehelt või juhatuse käest, mida ta võib teha, aga meil on küll liitumisel see kõik kirjas, et loe hoolega läbi, aga nad hakkavad juba enne tegema, kui on midagi lugenud, nii et sellega on tegemist. Aga kogukonna aianduses ongi just Tartu näite, meil on nad erinevad. Jaamamise aedades on suured aiakuurid lubatud, 20-ruudused. Ja see nad kipuvad natukese minema sellist suvile moodi asjaks. Meie püüame kõigest jõust seda pidurdada, meil on praegu 10 ruutmeetrised kuurid lubatud ja õnneks enamasti inimesed teevad 6 ruutmeetrised umbes, nii et ta ei võta palju peenlamast ära. Aga me ei luba ainult väikese muruplatsiga, aga tohib olla tõesti ainult viljapuud, marjapõõsad ja kõik juurviljad ja muud taimed. Tore on see, et on väga palju alati lillekasvatajaid, et ka lilli on kogu aeg näha, nii et siin pildi peal võib-olla nii palju oli kevadale see näinud. Et need reeglid tuleb õigel ajal välja mõelda ja hea on nii, et kui need tuleb järk-järgult asja käigus täiustada ja muuta ja alati tuleb enne juba omavalitsusega läbi rääkida sellise kogukonna aia puhul, mida võib teha ja mida mitte teha. Selles osas on meil Tartus olnud nagu keeruline, kui oleme saanud hakkama, et hea on, kui omavalitsus sekkub parajal määral, me oleme näinud seda. Tartu linn sekkub ehk natuke liiga vähe, aga Tallinnas on 2 inimest tööl linnaaianduse peal, 1 kogukonnaaed ja teine õppeaedade peal, poole kohaga küll, et seal on asi hoopis rohkem omavalitsuse linna poolt siis organiseeritud. Nii, lähme edasi. Nüüd meie maaharimisvõttes, see on võib-olla kõige olulisem, mis praktiliselt aednikele on ju tähtis siin tänase päeva jooksul. Näete siin suurt põhuunikud, meil on seda lohaheina hästi palju ja seda me kasutame siis mulsiks. See on toodud meilt poole kilomeetri kauguselt, aga küll ringiga 1,5 kilomeetrit tuli traktoril sõita, et see meile kohale tuua, aga see on tore, et seda oli 300 rulli ja meil on jätkunud seda nüüd juba 4 aastaks, nüüd hakkab ta otsa saama. Et ka lohahein kõlbab täiesti multsimiseks ja sealt ei ole eriti palju mingeid seemneid tulnud, kuigi see on tõesti samal maal, samal mullal kasvanud, mis meie enda muld. Aga ta on juba nii lagunenud, et kohati on valmis kompost, et see on tegelikult väga hea variant, et luhaheina lastage veidi laguneda ja siis kasutada juba väga heaks multsiks. Need väetame hobuse sõnnikuga puutuhaga, meil on muidugi happeline ta, mitte väga happeline, aga ikkagi küllalt happeline, et puutuh kulub väga ära. Osale maale me panime kohe üheskoos kõik tuha, teise teeme järk-järgult ja peab jätma muidugi need laiukused, kus tahad näiteks mustikaid kasvatada. Meie lammimuld selleks väga sobib, aga sinna tuhka ei maksa panna. Aga nüüd täiesti uus asi, mis meil on huvitav, on multsimine puulehtedega. Lehti on ikka toodud ju aedadesse põõsaste alla, aga meie oleme avastanud sellise huvitava asja, et muidu tehakse ju lehtedest ikka komposti, aga meie viime otse nüüd ühispeenlal just, ja mina oma peenlal ka teen seda nüüd hästi hoolega, kohe paksu kihi sügisel lehti peale, sest me ei tohi mulda jätta musta mullana lahtiseks. No te kõik teate seda, et muld ei tohiks lahtiselt olla, põllumehed ka nüüd püüavad seda mitte teha, kuigi on küntud põlde ju ikka veel näha neid musti põlde. Aga meie lammimullal, kus on turbane muld, seal on ta eriti ohtlik, kui me talvel ta paljaks jätame. Aga sellega on ka väga keeruline, et me ei saa üldse selleni, pole üldse selleni jõudnud, et kõik aednikud saaksid aru, et talveks ei tohi jätta musta mulda, see töö on meil veel ees, me kõik oma aednikke harime. Aga see lehtedega katmine on üks väga hea võimalus, sest linnadest jäävad ju pargilehed üle. Ja neid meil viiakse nad Tartu lähedale Aardlapallu 15 kilomeetri kaugusel ja seal siis segamisega tehakse komposti mullaks ja linnavalitsus ütles me vahepeal, et miks te neid lehti otse toote, et ostke sealt seda head mulda parem.
aga me leiame, et võrratult keskkonnasäästlikum on, et firma toob need koristatud lehed meile 4 kilomeetri kaugusele ja me paneme nad kohe peenrale või no osa komposteerime, osa kohe peenrale ja kevadel kaevame nad maasse sisse. Nüüd üks huvitav asi, kus me tahaks saada teadlaste arvamust, aga pole veel nagu saanud, aga oleme ise proovinud, et öeldakse, et lehti ei tohi palju maasse kaevata, sest siis bakterid, kes hakkavad lehti lagundama, vajavad oma keha ehitamiseks lämmastikku ja maa jääb lämmastikuvaeseks. Mina proovisin oma peenral ära ja ühispeenral me proovisime, et kaevasime lehti mitmel järjestikusel aastal paksult maa sisse ja saime väga hea koheva maa ja mingisugust saagi vähenemist lämmastikupuuduse tõttu küll ei olnud. Ja me võtame loogiliselt, et kui igal aastal paned lehti, kui küll bakterid võtavad mingi osa lämmastikku ära, aga eelmise aasta lehtedest jäänud bakterid juba surevad ja nende lämmastik läheb jälle käiku, et see oleks väga huvitav, kui tõesti võibki lehti hästi palju järjesti panna, siis on linnades, nendes väikestes aedades väga kasulik kõik pargilehed kohe ära kasutada. Ja Tartus me nüüd püüame seda juurutada, et kui linnavalitsus nõus on, et me teemegi parkidesse väiksed ajad, et need lehti ei peagi kuskile vedama, vaid me kohe võime nad lausa käsisse riisuda ühe lapikse peale, kus kasvab midagi tõelise kogukonna aiana, kus ka möödaminejad võivad maitsta või kuidas seda siis korraldada, et meil on täiesti suur ressurss kliimarikkumist vähendada sel viisil, et pargilehed lähevad linnaaedades kõik käiku. Aga selleks tuleks ka motoriseeritud transporti vähendada, et oleks veel vähem saastamist, et ka pargialad oleks kõik puhtad, selleks tuleks linn viia ka kergtranspordil üle võimalikult. Nüüd ka paljud meist teevad hoolega peenart ja see on meil ka arenemas aina, et üha rohkem tahavad aina katsetada, aga see pole sugugi nii lihtne, sest mõned mõtlevad, et see tähendab, et võib umbrohuga koos kasvatada ja meil on juba varsti 10 aednikku, kes on sellepärast pidanud asja katki jätma, et nad ei tea, et permakultuur tähendab ka ikka täpseid võtteid ja nad lihtsalt mattuvad umbrohu alla ja naabrid ütlevad, kuule, korista nüüd oma seemendavad umbrohud ära, nii et see, meil on siin üksteise käest väga palju õppida. Vahekultuuri õppime kasutama, aga selle valge sinepiga on küll probleem, sest meie hulgast olev teadlane ütleb, et see hävitab mullaelustiku, mikroelustiku. Seda tahaks küll täpsemalt teada, kui halb see mullaelustikule on. Nüüd üks erilugu, mis selle maailmas võttega tahaks teada, täna keegi juba mainis selle, et meil on küll niisugune tasane põllumaa, aga väga paljud teevad sinna ka hoolega kastpeenraid. Mina isiklikult osaliselt metsamehena ütlen küll, et seda peaks natukese ehk hakkama piirama. Kui me teeme kuskile asfaldi peale või mingi linna kortermaja akna alla, siis on kastpeenar õigustatud. Aga niisugusel alal, kus on juba haritav muld olemas, ei maksaks seda kastpeenart teha, sest see kast tähendab ikkagi metsa maha võtmist ja sellega kliima rikkumist, et kastpeenrad on tohutult moes. Aga näiteks üks aedik meil tegi juba süvapermapeenra, ega ei pea teda maa peale kõrgemale ehitama, võib ka kaevata auguveid ja sinna panna need puit ja mults kõik sinna maa sisse. Sedapidi on nagu mõistlikum, ainuke asi, et jah, rohimiseks on tõesti natuke mugavam, kui see peenar veidi kõrgem on. Aga neid asju me tahame nüüd nagu ühispeenardelt ka katsetada ja ära proovida. Nüüd lisaks sellele, et me tahame võimalikult ökoloogilisi maaharimise võtteid kasutada, tahaksime ka elurikkust hoida ja kogemata on juhtunud nii, et meil on sellised metsikud alad, kus meil midagi ei kasva. Need on need kraavikaldad ja tiigiümbrused, kus me ei kasvata enda jaoks taimi, need püüame hoida võimalikult looduslikuna. Siin pildil on näha nüüd ees, kus on rikkalik lillepeenar, seal tagaplaanil kaskede all on enamasti jäetud kõik looduse hooleks. Ja seal saavad elutseda siis need kasurid, need putukad, kes me kahjurid hävitavad. Et meil on just juhtumisi umbes 8 maad nende kraavide ja tiikide kallaste all. Need peaks olema see õige vahekord, mida Euroopa Liit nõuab. Ka piirdeaia oleme praegu jätnud looduse hooleks ja sinna võrkaia külge kasvab igasugust rohtu. Kahjuks on nii, et esteetilises mõttes pole see ilus. Loodusele on see väga hea ja nüüd me peame lahendama, missugune see õige lahendus on, et alles mõtleme seda välja. Nii, jõudsimegi lõpule enam-vähem, et siin on ära nimetatud ka meie perspektiiv, millega me praegu tegeme juba mitu aastat, mõtleme selle peale, et tahame ehitada endale
meie linnapoolsesse külge suure maakeldri, kuhu aednikud saavad ka talveks pannagi oma juurvere ja talvel ise sealt võtta. Annelinn on lähedal nii jalgsi tulla kui bussiga sõita, aga hetkel see takerdub selle taha, et kuhu me selle keldri tohime teha, aga selle me kindlasti millalgi ära teeme. Ja praegu on meil kasutada ajutine kelder, Tartu üks üsna hästi säilinud varjend Pargi tänaval, nii et meil on seal ühispeenrasaak Ojul ja seda praegu aina järk-järgult müüme. Ja see väike varjuolune, mida enne nägite, jäi meile väikseks ja nüüd ehitame teist varjuolust, kus me mahume kõik ära, kui me aastakoosolekud peame, kus saame ka suuri üritusi teha. See tuleb 100 ruutmeetri suurune ja nüüd kevadel lõpetame ta ehitamise, siis on meil võimalik ka suuremaid üritusi korraldada, kus lisaks meie oma liikmetele tulevad ka muud linnainimesed kohale kui tarvis. Ja sinna keldri juurde, kui me selle ehitame, siis teeme ka müügileti, et tõesti oleks üks kohaliku maheda juurvilja ostmise võimalus tartlastel. See tuleb siis tulevikus. See oleks kõik, aitäh! No nii, Aavo, ma ei tea, kuidas teistele tundus, aga kui ma vaatasin seda filmi ja siis kuulasin seda teie juttu, siis mulle tundus, et kirjeldatakse paradiisi. Seda, kuhu muidu saab alles võib-olla peale surma, aga teie olete saanud seda kuidagi Annelinna külje alla nüüd nagu loodud. Et kas tõesti kõik on nii päikseline seal teil või? Kui ilm on pilves parajasti, siis pole päikseline. Aga sel hetkel oli tõesti ilus kevadine ilm ja kased on ilusad heledad. Need kased on väga ilusad ja armsad, aga tulevikus nad võtavad me aiame ära. Me peame sellega lahenduse leidma. Ja aga kui head väikesed lehed kaskedel on, need ju kohe väga kiiresti lagunevad, neid ei pea ju 4 kilomeetri kauguselt kohale vedama. Ja kaselehed läheb neil muidugi seal käiku. Ja väike kasemahla-tööstus ka siis on teil seal nagu käima löödud või? Ja teate, ta on paradiisi aed selles mõttes, et paradiis oligi ju selline, kus pandi inimene aeda harima ja hoidma. Et täpselt see ongi, et küll on hea, et on avastatud seda, et linnas saab seda asja teha, kui vähegi mingi maa on. Aga meie koht on muidugi tõesti luksuslik. Meil on üle tänava ja kortermajad, sealt akendest avaneb vaade 2 veekogule ja meie aiale ja kes on aednikud ise, seal need naudivad seda, aga on mõned, kes leiavad, et seal peaks olema nagu väga ilusam, ilumuru võib-olla, et inimesed on kõike väga erinevad, aga me ise tunnetame, et see on tõesti pigem paradis. No aga mulle tundub, et kõik need kraavid ja need niisud, need tiigid, eks ju, need ei ole ju kuidagi silk-salepro pandud nii, et silm ei seleta, et seal on ju ikkagi mingi struktuur, mis on ju väga ilus. Teate, struktuur on ammu ette ära nähtud, üle poole sajandi tagasi rajati sirged maapõranduskraavid, kõik 40-meetrise vahega ja meie kõhklesime, kas me teeme. Üks linnaametnik soovitaski need kraavid ümber teha, et oleks ikka kõveram ja huvitavam. Aga me ei hakanud seda tegema ja nüüd leiame, et nii oli väga mugav maad jagada. Olid kindlalt ühelaiused siilud ja et meil on nii, et me käime seal keskmise tee peal kraavide vahel ja keegi ei pea minema kuidagi teiste peenarde vahelt läbi, on üks natuke suurem tee, et see maajaotus, seda me tahame Tartus teistele aedadele, mis nüüd ka tekivad 2 aeda just on selleks ette nähtud ka soovitada niisugust lahendust. Kas siit meie hulgast on küsimusi? No muidugi on. Tere ja mul on küsimus, kas keegi peab seal ka mesilasi või mingeid muid loomi, ma ei tea, on tal jänes või kanad või? Kanadega on keeruline, meil on nii palju rebaseid, et üpris lootusetu, aga mesilasi on mitu juba tahtnud pidada, aga see pole meil veel käiku läinud, meil on 2 kohta varutud, kus kohta saab mesilasperet panna, aga see oht muidugi on, et kui meie hulgas on allergikud, kes üldse ei kannata mesilase nõele, siis tuleb nagu probleemi, me seda veel varasti mõtlema, aga 2 nurka on meil hoidus selle jaoks, kuhu me saaksime mesilasperet panna nüüd võib-olla juba tänavu või tulevast, praegu ei ole veel. Nüüd on paar küsimust, millele on küll veebis juba meil on veebis tekkinud kogukond, aitäh. Veebis on juba vastatud, aga siin ei ole seda infot. Et küsimus oli selles, et kus saab teie kaupa osta.
Ja ma ise lisan pool küsimust juurde, et noh, näiteks ka praegusel kevadtalvisel perioodil, et kas praegu ka saab osta? Ja praegu saab osta täiesti, aga meil on ainult 3 sorti järgi. Need on punapeedid, porgandid ja pastinaagid. Neid on veel järgi, teised asjad on kõik otsas. Ja kuidas osta, kõige lihtsamalt minge meie Tartu Mahe kodulehele, seal on minu telefon ja e-mail ja ma räägin seal edasi, sest mitu võimalust on, kas tulla keldri juurde kohale või kuidagi teisiti. Et kuna Tartu Mahe kodulehelt leiab Aavo telefonnumbri, praegu on nii kõige lihtsam, kes on huvitatud. No nüüd ma küll arvan, et hoidke siis oma mobiili kogu aeg laadimas, sest et on kindlasti inimesi, kes teile helistavad. Mulle meeldis väga see, et suund on kastpeenarde vähendamisele, et seal, kus see muld ja maa on olemas, et sinna kastpeenraid ei tehtaks. Aga küsimus on mul selline, et mina olen selle algatuse 100 teraviljapeenrad autor ja see näitas, et inimesed ei tunne neid teravilju, et kas seal kogukonna aias võiks siis olla, mitte et igaüks hakkaks teraviljapeenra kasvatama, aga aastas 3-4 teraviljaliiki, et inimesed harjuks ja näeks, kuidas see teravili kasvab ja õpiks neid eristama, sest väga kummaline on, kui me ei tea, millisest teraviljast tehakse saia, millisest leiba. Väga õige mõte ja meil, sellest ei olnud rääkida, käivad ka Tartu koolid, umbes 7-10 kooli igal aastal, 3.-4. klass, et nendega me niikuinii istutame üheskoos asju ja külvame ja täiesti õige mõte, et seal võiks ka peotäie külvata neid teravilju, selle mõttega, et lapsed näeksid, aga meil on see alles korraldamisel, et need lapsed tuleksid ka suvel või sügisel sinna. Maaülikooli mahekeskuses käivad nad sügisel ka läbi ja näevad ja korjavad ise oma saagi üles ja meil on praegu teisiti läinud, aga mõte on väga õige, Enol, et tõesti niiviisi tutvustada. Ma lisan omalt poolt juurde, ehkki küsimusi ei olnud mulle, et ega siis ainult noored ei ole nagu, noortele ei ole need teraviljad või viljakultuurid üldsegi nagu võõrad, et tegelikult ka täiskasvanud, mingid 40-aastased ei tunne. Ja ma ütlen, et mina mängin alati, kui ma lähen aialugu tegema fotograafiga. Fotograafi nimi on Daisy, ma lehvitan sulle, Daisy. Siis kui põllud hakkavad Tallinnast sõidad välja, põllud ühel pool, teise pool, siis mina kiusan Daisyt. Daisy, mis põld on? Ja siis ta on nii pahane ja vihastab, eks ju, sest et tema ei tea. Ja mina ei saa aru, kuidas tema ei tea, nii lihtne ju. Oder, eks ju, pea on longus madal, rukis kõige kõrgem, nisu täitsa püsti, kaer näeb lihtsalt ilus välja, tatar õitseb valgelt, mis seal siis nüüd on? Aga võtt inimesed ei tunne. Kuulge, üks küsimus on veel, kui suur on teie liikmemaks ja kui suur on kõige väiksem maa-ala, mis te annate? Kõige väiksem maa on 25 ruutmeetrit ja 10 inimest kasutavad ka seda nii väikest maad. Liikmemaks on praegu niiviisi juba 2 aastat ja kui püsib nii, et pensionäril ja üliõpilasel 15 eurot aastas ja tööinimesel 30 eurot aastas. No päris, seda jaksab ju maksta küll, eks ju. Praegu ei kurda mitte keegi, et liiga suur on. Kas on veel vaba maad? On umbes 10 või 15 inimesele, aga just nii palju on meil ka tänavu talvel liitunuid, nii et praktiliselt ei ole. Aga järjekorda ikka võiks võtta või? Järjekorda, selle me just paneme kodulehel üles, kuidas nüüd järjekorda võtta ja mis edasi saab, sest me teeme koostööd teiste loodavate linnaaedadega Tartus. Öelge mulle veel, kas see kogukond, kes teil seal siis nüüd toimetab, et kui kokkuhoidev selles mõttes on, et kas on palju nagu kaadrivoolavust? See oleneb, kuidas seda nüüd hinnata, ma ütleksin, et selle 500 inimese kohta on küllaltki kokkuhoidev, aga on just üksikud, kes arnevad. Muide, väga huvitav on see, et on äärmuslikud näited on need, et aeda tulevad need, kes otsivad seltsi. Ja üks juhatuse liige ütles, et anna mulle maa võimalikult sissekäigu lähedal, et ma näeksin palju inimesi. Aga teine juhatuse liige, kes võttis maa tagant otsast, ütleb, et ära sa mulle siia ekskursioone saada, kes mu konna tulevad vaatama, tal oli väga huvitav eksperiment. Nii et seinast seina on see suhtlemise
asi, aga no aga tore. lahkujaid ma mõtlen, et kas on igal aastal ka palju? Lahkujaid on ka täiesti, aga erinevatel põhjustel. Kõige levinum põhjus on see, et inimene kolib ära maale, sest meie aeda tuli eelkõige see, kes tahtis maal toimetada ja tal on juba suurem ja kaugem plaan, et on alguses siin, aga siis saabki päris maale, siis ta lahkub. Aga on mitmeid neid, kes ei jõua harida, neil pole tegelikult aega, nad tahaksid väga, need on just noored, väga kahju, aga ta ütleb, lihtsalt ei jõua. Ja on ka neid inimesi, kes tahaksid edasi harida, kuigi nad ei jõua ja me peame siis koos arutama ja siis nad loobuvad. Otseselt me pole veel kedagi välja visanud, aga võib-olla tänavu suvel tuleb seda teha. Aga loodame, et ei tule, et kõik saavad aru. Et on küll lahkujad täiesti olemas, sest see ei ole niisama, et see lähebki iseenesest. Väga paljud ei tea ju üldse, mida see aiapidamisest kujutab. aga siis on ju hea, et nad saavad seda niimoodi proovida, eks ole ju? Ja katsetada, et kas on mõtet maale kolida või ei ole mõtet maale kolida. Ja ikkagi on mõtet maale kolida, ma saan aru paljudel. Kuulge, kas on veel küsimusi või läheme järgmise teema juurde? Aitäh! Väga, jah. Et ühesõnaga, inimesed käivad ka kempsudes. Et kuidas, kui teil on niisugune suur mingi aiamaa ja see on kodudest eemal, kuidas see on lahendatud seal? See on väga huvitav küsimus. Korraga mulle küsimus üle, ma ei kuulnud. Et inimesed tegelikult vajavad ju käia kempsus. Kuidas see on korraldatud? Teate, meil on väga hea lahendus, meil on separeeriv tualett, teate, mis on Rootsis väga levinud, aga linn ei luba seda kasutada niisugusel kujul. Me mõtlesime selle kõik ilusti komposteerida, kõik nii nagu reeglid nõuavad, aga linn ei luba seda, kuna elame linna maa-alal ja seal pole niisugune kemps üldse lubatud. Nii et nüüd me kahjuks peame ikkagi selle kõik ära vedama. Aga meil on just separeeruv tualett, aga peale selle on ka 2 tavalist välitualetti, sest me pole jõudnud neid nii palju ehitada. No ikka järelikult on majakesed olemas. Aitäh! Ja kutsun